Lapsevanemana on oluline regulaarselt jälgida oma lapse kehaasendit. Kui märkad, et sinu laps seisab või kõnnib pidevalt viltuses asendis, tema üks õlg on kõrgemal, üks puus on väljaulatuvam või ta hoopis seisab pidevalt kühmusasendis, siis võib tegemist olla rühihäirega. Aga kõige tõenäolisemad hetked erinevate probleemide tekkeks on kiired kasvuperioodid. Kui kõrvalekalded normaalsest kehaasendist on ulatuslikud ehk nina, naba, jalgevahejoon ei ole sirge ja ette kummardudes on üks seljapool teisest oluliselt kõrgemal, võib tegemist olla idiopaatilise skolioosiga. Idiopaatilise skolioosiga tegelemiseks kasutavad meedikumi füsioterapeudid tõenduspõhist lähenemist, SHROT-metoodikat. SHROT-meetod on spetsiifiliste harjutuste ja tegevuste kombinatsioon, mida rakendatakse personaalselt lähtuvalt esinevast kõrvalekaldest.